Selles kasvuhoones teeme bioloogilise tõhususe katseid, et selgitada välja, millised koostised on tõhusad ja väärivad põhjalikumalt uurimist. Kuna Revisoli saab kasutada väga laia põllukultuuride ja haiguste spektri korral, hindasime selle mõju paljudele kultuuridele ning haigustele. Siin on mõned taimed, mida katsetes kasutame. Ühed on terved ja teised haiged. Katsetasime erinevaid formulatsiooni variante, näiteks nisu korral kõrreliste helelaiksuse ja pruunrooste vastu. Rapsi korral fomoosi ja valge mädaniku vastu. Õunapuude korral kärntõve, viinamarjade korral jahukaste ja tomatitaimede korral kuivlaiksuse vastu. Püüdes järgida nii täpselt kui võimalik tegelikke olusid, kasutame tavapäraseid veenorme ja tavalisi pritsimisseadmeid. Saadame katsetulemused tagasi formulatsiooni väljatöötamisega tegelevatele spetsialistidele, kes seejärel optimeerivad kõige palju tõotavamaid variante. Optimeerimise tulemused on suurepärased. Tahan teile näidata tulemusi, mis on saadud 2 katsest nisu ja pruunroostega. Nimelt uurisime formuleeritud Revisoli süsteemset mõju. Kandsime preparaati ainult lehe alumisele osale. Siin joonte vahel on näha see osa ja juba kõigest 1 päeva pärast oli lehe tipuossa transporditud nii palju toimeainet, et sellest piisas kogu lehe kaitsmiseks pruunrooste eest. See on üks tõend Revisoli tugevast süsteemsest mõjust. Veel tahan teile tutvustada teist katset, mis tõestab Revisoli pikaajalist tõhusust. Selles katses nakatasime taimed 21 päeva pärast preparaadi kasutamist. Nagu näha, on Revisoli toimeaine endiselt jaotunud üle kogu lehe, mis tähendab, et taim on täiesti kaitstud. Erinevalt mõnest teisest triasoolist ei kogune Revisol lehe tippu. Seda seetõttu, et Revisol vabaneb lehe sees pika aja jooksul. Tänu süsteemsele toimele ja optimaalsele koostisele sobib Revisol kasutamiseks ka väikese veekogusega ja tegelikes tootmistingimustes. BASF. We create chemistry.